No nii, tšau kõigile. Ma siin mõtlesin, et ma teeks oma teise raseduse ja sünnituse video teile. Ma otsisin isegi arvuti välja ja sealt minu selle nii-öelda info, kuidas minu sünnitus lõppes, et kuigi mul on kõik meeles, mis toimus, väga hästi on meeles. Aga kuna see sai olema niivõrd selline, varsti saate teada, milline, siis ma otsisin välja. Aga igatahes, alustame siis sellest, et Noora oli kuskil aastane, kui mina mõtlesin ja Hinnu oli nõus, et võiks järgmise lapse peale mõelda. Ja Emma siis oli see laps, keda me päriselt nagu nii-öelda proovisime proovisime teha või nagu pidime ootama, sest Noora ju oli selline, et me mõtlesime, et aasta pärast nagu võiks, aga kohe ma jäin rasedaks. Ja siis Emmaga oli see, et nüüd me nagu tahtsime ja meil läks vist 2 kuud, siis ma sain nagu triibud, et esimene kord ei saanud, sest siis kui me mõtlesime, oli juba kuu lõpp ja kuu alguses siis, kui mul hakkasid nagu päevad, siis oli mul ainult 1 triip ehk hakkasid päevad. Ja teine kord siis 1 kuu me nagu päriselt proovisime ja siis ei õnnestunud. Ma mäletan, ma olin juba siis mingi ülipettunud. Ja sest ma olen nagu tohutult kärsitu ja kõike nii, et ja siis teise korraga meil läks hästi ja sealt tulema hakkaski. Ma ei tea, ma mõtlen nüüd kuidagi väga siuke tagantjärgi, et jätkuvalt oli mul esimest nagu, kui ma sain teada, siis kuskil 5.–6. nädalast mul hakkas halb ja ma tahtsin ainult magada täpselt nagu Nooraga. Ja see kestis ka kuskil 15–16 nädalani. Niimoodi, et ma ainult pikutasin voodis, ma nagu käisin Nooraga õues ja tegelesin, aga see oli nagu nii raske, sest ma lihtsalt füüsiliselt ei jaksanud. Ja mul oli ülihalb olla kogu aeg. Aga nagu pidid ju toimetama, sul on väike laps kodus. Siis nagu läks paremaks, siis oli ju see koroonaaeg, Oskar testid jäeti ära ja minu jaoks oli nagu ülioluline, sest mul oli olnud alles ju aasta eest keiser ja ma tahtsin juba sellepärast, et nad kindlasti vaataks, et kõik oleks nagu hästi, et platsenta pole valesse kohta kinnitunud, pluss siis üldse Oskari tulemused, et me kõik tahame ju olla 100% kindlad. Ja siis ma läksin doktor Joyce'i juurde tasulisse Oskarisse ja siis tema ütles seal mulle kohe, et teil tuleb tütar, et nii ilus selgroog ja tantsija ja kõik, et kas peres on keegi tantsija. Ma olin mingi, võib-olla mina natukene tantsin. Ja aga ta ütles, et ta ei ütle nagu 100%, tal on alati 99%, ta jätab endale 1% eksimiseks, on ju. Ja siis ma olin mingi okei. Ma seda nagu surmtõsiselt ei võtnud, sest mida ma ikka ostan, kui pärast 1% veab alt, on ju. Ja siis ta ütles, et kõik on korras, platsentaga on kõik korras, õiges kohas, kõik on ilus, tore, kena. Siis ta ütles, et tema kindlasti mul ise ei soovitaks sünnitada, pigem kuskil nädal enne tähtaega teha plaaniline keiser, et kõik sujuks ilusti, hästi, nii nagu peab, et ei oleks minul pärast raske ja halb, lapsega oleks kõik korras ja arstid ei peaks mingi paanitsema ja ei peaks midagi nagu erakorralist juhtuma. Mõeldud, tehtud, kõik hästi. Ja siis ma ei tea, läks tavaline rasedus edasi, kõik hakkas nagu normaalseks minema, mu halb enesetunne ju hakkas varsti üle minema, näonahk muutus jälle normaalseks, punid kadusid ära, erilisi isusi kui selliseid mul ei olnud, siukseid, et ma oleks mingi plahvatanud, nii nagu ma esimese raseduse aeg Hennule põhimõtteliselt, ma ei tea, röökides kallale läksin ja nuttes, sest ta mind endast välja ajas, siis seda enam ei olnud. Kõik need tulemused ja asjad olid ju minu jaoks ju nii värske teema tegelikult, et selles mõttes ma ei muretsenudki nagu nii üle. Ja siis ma käisin jälle hästi palju ultrahelides. Vaadati kogu aeg seda keisri asja. Siis tuli see nipitest. Et kui peale seda, kui ma olin seal tasulises Oskaris ära käinud, siis ITK kirjutas, et kõik, kellel jäid ära, et siis kas te soovite nipitesti. Ma olin mingi, et muidugi ma soovin, et tasuta saan, pluss ma saan 100% soo, pluss 100% ma saan kõik nagu arengu ja kõige kohta, et kõik on kindel. Käisin, andsin ära, tuli välja, et 100% on tüdruk. Nii, siin ta meil on ju, tüdruk, täitsa tüdruk. Ja
ja siis mingi hetk sain jälle nagu ultrahellidesse. Ma alati võtsin endaga Joyce'i paberid kaasa, rääkisin, et Joyce nagu ikkagi ütles nii, et nii peaks olema. Ja siis umbes öeldi, et ei, et see on liiga vara hinnatud, 13 nädalal see on liiga vara, et selle järgi ei saa mingeid hinnanguid anda ega panna. Ja et ma ei näe, et mingit probleemi, et sa ei peaks saama ise sünnitada. Ma olin mingi, no jah, te olete arstid, teie teate, teeme nii, siis sünnitame ise. Selles mõttes ma olengi nagu ise sünnitamise poolt, sest keisrist taastumine ja see valu ja kõik nagu no go, mulle ei meeldi see asi. Et ma pigem nagu sünnitaks täiega ise. Aga jah, siis ma olin mingi davai, teeme ära, onju. Ja hakkasid uuesti mu rauaprobleemid, aga see rasedus oli tulnud siuke uus rauapreparaat. Mul arst ütles, et ülipaljudele see sobib. Et kas ma olen nõus katsetama, ma olin mingi jaa, teeme. Ja siis oli see nõgel superraud. Nii et seda ma siis sain, see mulle toimis. Siiamaani, kui mul on rauaga probleeme, siis ma kasutan seda nii, et hullult soovitan, täiega hea. Siis, mis mul nagu erines esimesest teisest rasedusest, esimese raseduse aeg ma mäletan, ma nägin gruppides räägitakse mingi sümfüüsist ja vaagna ja tupevalust. Ma olin mingi, ma ei tea, pole kuulnud, mis see on huvitav. Siis emmaga ma sain seda tunda, see hakkas mingi 20+ nädalal. Ja see oli ikka nii intensiivne, et kui ma tahtsin põrandalt püsti tõusta, kui ma olin Nooraga mänginud, mässut vahetanud, riidesse teda pannud, mis iganes, sa kogu aeg väikse lapsega sa kummardad, istud, siis see püsti tõusmine oli alati selline, et mul pisarad jooksid silmist. Ma nagu iga kord nutsin päeval, päeval, hommikul, päeval, lõunal, õhtul, mis iganes. Iga kord püsti tõustes seda juhtus päeva jooksul 100 korda, iga kord ma põhimõtteliselt nutsin, sest see oli mingit nii retsi ja valu. Põhimõtteliselt siuke tunne, et see laps lihtsalt nagu, ma ei tea, midagi murdub, pressib, sealt läheb nagu see oli nagu, see, kes on tundnud, teab seda survevalu või nagu sümfüüsivalu. See on midagi müstilist. Ja see oli kõndides ka ja õues me käisime ikka iga päev. Ma isegi käisin alguses 20 000 sammu ikkagi iga päev. Me käisime, ma ei tea, matkaraadal jalutamas ja kõike, nagu iga päev. Kuidas ma ütlen lapsele, et ei, ma ei lähe suga õue, et mul on valus umbes, sest ma ootan õde või jah, ma olen suht siuke kangekaelne ka. Ja siis ma lõpuks ütlesin emmakale, et nagu päris rets on, et ma iga päev suht nutan selle pärast, et nagu mis ma teha saan, sest ütles, et bandaaž võib aidata, aga et ma peaksin tegelikult vähem kõndima, et mida väiksem koormus kõike, siis seda nagu, jah, siis ma ütlesin ka, et kuidas ma siis nagu teen seda, et mul on nagu aastane laps kodus. Ja siis ta jah, et ma saan aru ja kõike, aga läks kuidas läks on ja elasin üle selle. Ja eks ma võtsin neid samme veidike vähemaks, et ma päris mingi 20 000 iga päev ei lasknud siis. Aga ega ma õues käisin ikka ja ronisin igal pool, et see on nagu on. Ja tulles siia ronimise juurde, siis ma mäletan, ma olin 8 kuud rase. Ma olen tohutult suure kõhuga alati, nagu tohutult. Ja ma käisin sõbranna ja tema laste ja Nooraga hommikul läksime Pärnusse, õhtul tulime, et mis me teeme, ilus ilm suvel. Augustikuu vist oli, siis ma olin 8 kuud. Ja siis me läksime batuudile. Või see mingi metsabatuud, kus on mingid need puud ja pehmed asjad, mis teate küll, on ju. Mina siis kanaema, mu laps oli ju siis aasta mingi 7, 8, 9 kuune, midagi siukest. Siis ma ronisin taga sinna järgi 8 kuud rasedana, vaikselt igal pool nendes metsade vahes, igal pool käisin tal järgi, sest äkki taga juhtub midagi. Kes vähegi teavad mind, siis nagu nad teavad, kui kanaema ma olen. Siis me käisime mingisel mänguväljakul ja Noora ronis mega kõrgele. Ja mis te arvate, kes sinna oma kõhuga järgi ronis? Ilmselgelt mina, sest et ma mingite torude vahelt hästi ei mahtunud, siis kuidagi ma ennast sealt läbi pressisin, ainult kui alla oli vaja tulla, siis oli küll natuke pahasti. Aga alla ma sain, aga jah, nii et kõik sai tehtud. Ja rasedusega ma ei teagi. Selles mõttes oli nagu juba tuttav olukord, oli see sümfüüsivalu, mis nagu tegi hulluks. Mõned korrad käisime EMO-s, sellepärast kuna ma ei tundnud mingiseid liigutusi või need jäid nagu harvemaks, siis ma ikkagi tahtsin üle laste vaadata.
aga mingit siukest märkimisväärselt suurt asja või midagi. Siukest nagu ei olnud. Siis hakkas lähenema minu lõpp. Ja kust hakkab siis kogu see tore lugu. Armiga emakat, kui ma õieti mäletan, ei tohi lasta üle 40+6. Ehk siis 40 nädalat ja 6 päeva. Sest siis mingi oht ja asjad, ma ei tea. Igastahes siukene arstidel on, et 40+6 on viimane. Seda mulle kogu aeg korrutati. Üle selle me ei lase sul, kui ta varem tulema ei hakka. Ja siis ma käisin lõpus ikka väga tihedalt. Sorry. Lõpus ma käisin ikka väga tihedalt arstide vahet. Just see, et vaadata, kuidas mul seisud on ja kõike ja keiser eelmine vastu peab. Ja siis ma veel ikka mainisin ja toonitasin oma seda doktor Joyce'i juttu, aga see naerdigi välja, et ei, et see on liiga vara hinnatud, et seda ei saa nüüd ma ei tea, põhimõtteliselt 40. nädalal võtta nii. Ja mõtlen korra mõttepaus. Siis ma käisin kõigepealt ühe arsti juures, siis mind pandi veel teise arsti juurde. Ja siis oli juba aeg üle. Ma sain vist 40 nädalat ja 6 päeva ma sain arstile. Ja siis ta veel oli, et mis asja see oli seesama arst, kes mul viis eelmise keisri läbi. Ja siis ta ütles, et tavai, et kohe homme. Siis öeldi, et homseks ei ole koroonatesti aegu, sest enne haigla ei võeta. Ja siis ta hakkas otsima, et millal saaks. Siis tuli välja, et ma saan alles mingi 3 päeva pärast koroonatestile. Siis ta ütles, et tule järgmine nädal esmaspäeval haiglasse sinna sünnieelsesse. Ja siis õde ütles, et esmaspäevaks on sünnieelne kõik täis pukitud, ei saa. Siis ta ütles, tule teisipäeval, ehk siis 6. oktoober oli see minu meelest. Ja 6. oktoober, sest mu vanaema sünnipäev oli 6. oktoober ja mu vanaema suri sel samal aastal, kui ma emmat ootasin juuni alguses, mis oli teine nii-öelda minu või raseduse aeg selline raskem teema, et ma olin hästi lähedane oma vanaemaga. Ja ega ma selles pikalt ei tahagi peatuse, sest siis on kõik kraanid ja asjad valla, nii et ma jätan selle siia paika. Aga siis mulle öeldigi, et 6. tule ja et tule söömata, joomata, et võib-olla on suur tõenäosus, et lähed otse keisrisse, sest aeg on nii palju üle, pluss tema siis vist veidike mõistis seda, et ma ei pruugi ise sünnitada saada. Aga siis tuli meil see nädalavahetus vahele ja Maku võttis suhteliselt esimest korda Noora endale öösseks linna ütles, et me saaks enne sünnitust nii-öelda puhata ja kahekesi olla. Et me oleme ju 5 minuti autoga sõidu kaugusel ja siis me olime õhtusöögini seal ja siis läksime koju. Ja terve laupäeva me Hennuga tellisime Boltist süüa, olime voodis, vaatasime filmi, magasime, vaatasime sarja, magasime, tellisime süüa, magasime. Ja siis õhtusöögiks läksime jälle ema juurde, et Noorat ka näha. Ja siis olime seal natuke ja siis otsustasime, et jätame üheks ööks veel Noora, et me saaks siis puhata. Ja siis ma mäletan, et märkasin järgmine hommik kell 6 ülesse valudega. Ma olin mingi tohoh. Ja siis need läksid üle. Aga mul jäid nad ikkagi nii-öelda käima, aga mitte nii tihedalt. Ja siis terve päeva vältel nad ikkagi olid mingise aja tagant. Ja õhtul siis ma mäletan, et 7 aeg me käisime Tondi Selveris süüa ostmas, õhtusööki . Ja poes mul olid mingi 2-minutiliste või väiksemate vahedega siuksed valud, et ma ikka oigasin seal käru küljes. Ja siis mu lämm ütles, et minge käige seal haiglas ära, näidake ette, et ta siis teab, kas ta järgmine päev läheb tööle, sest Noora oleks ju temaga jäänud ja ta pidi võtma siis töölt vabaks. Käisime kella 8 aeg ITK-s ära. Avatust mul oli mingi 3 senti, midagi siukest 3 senti ja ebaregulaarsed tuhud pikali olles 5 minuti tagant. Ja siis öeldi, et kuna ma olen korduv sünnitaja nii lähedal, et siis see et ei ole hullu, et lähed koju tagasi. Ja siis ma mäletan, Noora jäigi siis vanema juurde, sest oli teada, et kohe läheb asjaks.
ja siis me tulime koju, ma mäletan kiired vihased 7 käis kodus. Hullult üritasin süveneda. Nii, hullult üritan vaadata Paul Walker, mingi värki-särki, Vin Diesel ja täiega mulle hullult meeldib kiired vihased. Ja no mine kanni, kui valus lihtsalt. Ja siis lõpuks ma hakkasin mõõtma tuhutäpiga. Ja siis mul tuli pissihäda ja teine häda ja siis ma ütlesin Heinule, et nüüd sa pead küll muga kaasa tulema vetsu, et ma ei julge üksi minna, pärast seal juhtub midagi. Siis ta käis muga kaasas, mitte midagi ei juhtunud. Ja siis läks aina intensiivsemaks. Me saime kodus olla vist kokku mingi tund või natuke kauem, kui me olime EMO-st tagasi. Ja siis mind jäeti sisse, sest mul oli mingi 4 senti, 4,5 senti avatust ja 3 minuti tagant olid tuhud. Ja siis öeldi, et davai, jääd sisse, ma küsisin juba seal all, et kas ma juba epiduraali saan või. Siis mulle naerdi, et öeldi, et ei, et sa pead sünnitustuppa jõudma, et siis saad kohe küsida emmakalt. Ma mingi okei, teeme nii. Ja siis me saime sünnitustuppa, siis ma küsisin epiduraali, öö möödus niimoodi, et ma valutasin epiduraaliga, aga midagi nagu edasi ei liikunud, Heinu magas kõrval siis lahti käivas tugitoolis. Ja hommikul siis 7 aeg tuldi, kuna miskit polnud edasi liikunud, siis mulle pandi tilk. Tilgaga kella 10 oli mul täisavatus ja siis öeldi, et noh, ainult 4 tundi veel. Et 4 tundi maks saab täisavatusega tohib olla nagu, et 4 tunni pärast on selgunud, et kas keiser, oled ära sünnitanud, mis iganes on ju. Et ainult 4 tundi veel, ma olin mingi vau. Ja mul olid nagu lootused nii suured, et ma sünnitan ise ära. Kuni siis 2 tundi täisavatusega oldud, valutanud tohutult ja mulle öeldi, et 2 tunniga pole pea edasi liikunud. Ma ütlesin, et no siis ta enam ei liigu ka, et siis ta ongi jälle seal kinni, nagu selle muhu taga. No ei ole, et umbes sünnitad ära, ma mingi, et no minge lugege mu eelmist sünnitust, et oli täpselt sama asi, miks mind keisrisse viidi. Siis öeldi, et ei, ootame, meil on veel aega. Olin mingi ootame, siis mult võeti mingi hetk see epiduraal ära. Et sellepärast see pea ei liigu sealt muu tagant, et mul on epiduraal. Olin mingi need valud olid nii retsid, et ma ei saanud hingata, sest ma ainult oksendasin. Nagu lihtsalt järjepidevalt ainult oksendasin, ma ei suudnud nagu hingatagi, sest need valud olid nagu midagi nii erakordselt ja need olid nagu iga minuti tagant. Et ma ei suudnud nagu taastuda. Ma ütlesin Heinule, et palun mine kutsu keegi ja samal ajal, kui ma ropsisin, ma lihtsalt küsisin, et kas nagu ma saaks mingit rohtu, et ma ei suuda nagu enam. Siis mulle selle peale öeldi, et aga see ongi sünnitamine, sa pead üle elama. Ma olin mingi okei. Ja siis ma valutasin, nutsin, see oli nagu, lõpuks see oli nagu nii võigas ja rõve. Et ma jõudsin veel, ma mäletan mõelda, kui ma ei olnud veel pikalt saanud juba epiduraali ja ainult oksendasin ja nutsin ja valutasin nii jõhkralt, et ma ütlesin, ma ei suuda, ma füüsiliselt, ma ei jaksa. Ja ma juba mõtlesin, et ma tahaks nagu pigem siit lahkuda ilmast, et ma lihtsalt nagu ma ei jõua. Sest see oli juba siis kestnud väga kaua, paar tundi, nagu täisavatusega, täisvalude ja kõigega. Ja midagi nagu ette ei võetud ja ma teadsin, et ma ei saa ise sünnitada, aga keegi mind ei uskunud, sest ma ei ole arst. Ja siis ma mõtlesin küll, et nüüd ma tean, kuidas tekivad sünnitusjärgsed depressioonid, miks ei taheta oma lapsi peale sünnitust, sest ma mõtlesin, et miks ma üldse selle lapse tegin, et ma ei taha teda, ma ei taha selles olukorras olla, kus ma hetkel olen. Sest see oli nagu minu jaoks nii selline... Ma ei tea, ma ei näinudki väljapääsu, ma arvasingi, et nagu, ma ei pääsegi sealt, sellepärast kuna mina ju teadsin, et ma ei sünnita ära, ma teadsin, mis mu kehas on, nagu, et mul on see nii-öelda anomaalia, mul on mingi muhk, millest ei tule see pea edasi, aga arstid mind ei usu. Lõpuks oli see, et ma nagu enam ei saanud, põhimõtteliselt ei olnud korralikult teadvusel, Hinnu käis ainult külmasi lappe panemas mulle siia, ainult jooksis kraanikausi ja selle vahet, see, et mind ärkvel hoida. Ja siis mulle korraks andi epiduraal, mitte midagi ja siis oli möödas üle 4 tunni. Küsisin, et 4 tundi on möödas, et nagu, mis nüüd nagu saab.
proovime pressida ka veel. Et me ei anna rohkem epiduraali, et proovid nagu pressida toorelt. Ma olin mingi... Ja siis ma mäletan, siis ma hakkasin nagu südamest nagu nutma, ma kartsin seda nii tohutult. Ja siis ma küsisin, et aga miks te nagu täiesti siiralt vaatasin arstile otsa või ämmakale, mingi noor tüdruk oli siis juba. Ja ma küsisin, miks te nagu mind piinate, et te nagu teate, et see ei vii mitte kusagile, te lihtsalt nagu piinate mind, et ma nagu, ma ei suuda nagu enam. Ja siis ta küsis, et kuidas me sind piiname, et see on sünnitus. Ma ütlesin, et see ei ole sünnitus, et te ei lähe lugema minu eelmist sünnitust, seda, mis oli täpselt samas seisus. 4 tundi pole see pea sealt muhu tagant liikunud, et kuidas te sellest aru ei saa. Ei, sa oled naine, sul on täisavatus, kuidas sa ei saa ise ära sünnitada, ütles mulle arst, mitte siis see ämmakas. Et küll sa sünnitad, pressime välja. Ja nii me siis pressima hakkasime. Pool tundi me pressisime. Kirjas on ka, pea ei liikunud, 0 edasi, 0. Siis helistati arstile, mingi selle keisriarstile, kes siis seesama meesarst tegi mu keisri. Ja ma kuulsin ainult telefonitorust, kui küsiti, et kaua ta on olnud sellises seisus täisavatuse ja kõigega ja see pea ei liigu, öeldi, et 4,5 tundi, siis sealt tuli väga kõva hääl ainult, et tooge ta keisrisse. Siis see arstike ütles mulle, et ma proovin selle lapse nagu tagasi lükata sisse, siis ta ütles, oi, ta on kinni seal, ma ei saagi lükata, aga kullakene, ära muretse, sinu valud kohe lõppevad. Et sa kohe saad keisrisse ja saad seal selle valuvaigist ja kohe on kõik. No sel hetkel ma veel ei jõudnud ära oodata, millal ma saaks, sest mulle seal ei antud seda epiduraali juurde, sest keisri jaoks antakse mingit teist. Ja siis lõpuks, kui need valud möödusid, siis ma olin lihtsalt mingi jumal olgu tänatud. Vahepeal ma küsisin, et kuidas lapse seis on kogu selle kamma hea peale, siis mulle öeldi, et üllatavalt hea. Ma olin mingi, vaat see on küll hea vastus. Nagu see on hea vastus, üllatavalt hea arvestades olukordi. Ei suuda praegu öelda. Arvestades asjade olukorda. Nii. Ja võeti siis emma välja keisrilõikega, erakorralisega. Ja nägin ma ta ära, tegin muisu ära. Mul oli ülimalt hea meel, kuulsin ta suurused ja kõik ära kiiresti. Kui ma tundsin, et midagi väga valusat on mu sees. Mu suurim hirm terve rasedus oli, et kui ma sünnitan või on raseduse lõpp, et ma ei tunne, kui emakas rebeneb, eriti siis, või mitte emakas, vaid keisrihaav, vana haav rebeneb, kui mul on epiduraali mõju sünnituse aeg, et mina seda valu ei tunne, sest mul on ju kõik nii tuim, arstid ei pane tähele, sest nemad ju ei tea, mis minu sees, nad ei näe läbi kõhu. Siis ma võin teile öelda, et seda tunneb väga hästi ka siis nii-öelda, kui sa oled keisrilaual. Sa ei tunne seda, kui su last välja võetakse ja sind katki lõigatakse. Aga kui sul seest hakkavad asjad rebenema, siis seda tunneb oi kui hästi. Igastahes siis hakkas kogu see põhipull pihta. Et emma võeti välja, nägin ta ära ja siis, kuna ma olin nii palju pressinud ja ta ei saanud, siis ma pressisin kõik lihtsalt lõhki enda sees. Ja kui ta välja võeti, siis nii-öelda toimus see, ma ei tea, surve läks tagasi ja kõik läks. Nii, ma mäletan, ma hakkasin hullult karjuma, et mul on nii valus, palun ärge tehke, mul on nii valus, ainult karjuti, et epiduraali juurde, ma karjusin ikka, et mul on nii valus, et ma ei suuda, mul on nii valus. Järgmised sõnad, mis ma kuulsin, olid, on vereülekannet vaja ja arstid jooksid sisse, ja siis ma juba olin üldnarkoosis, see käis väga kiiresti, ma ei saanud arugi, et mind üldnarkoosi pandi. Järgmine hetk ma ärkasin siis palatis, aga sinna me jõuame, räägime siis, mis seal keisrilaual siis juhtus. Loeme siit. Ma otsin kohe selle koha. Vaatame. Emakas rebenenud kuni emaka kaelani. Rebenenud haav veritseb intensiivselt. Siis siin on manustatud mingiseid asju, bla, 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 bla. Lõpuks saadi veritsus kinni. Mul oli 3. astme verejooks. Haava revideerides selgub, et emaka kaelast edasi on veel edasi rebenenud.
On kahtlus, et rebenenud on tuppe sein, kutsutud lõikusele juhtiv arst, keegi järgmine, selgub, et tuppe esimene põlv on emaka kaela küljest lahti rebenenud. Kontrollitud emakakaela terviklikkust ja tuppe vaginaalselt ja doktori poolt taastatud tuppevõlv, tuppe ülemine serv õmmeldud emakakaela külge ja kõik asjad kinni õmmeldud, veritsus kinni saadud, siis on mind kuulutatud terveks ja operatsioon lõpetatud. Ehk siis lühidalt ma olin opil mingi kuskil 3-4 tundi, 3. astme verejooksus, kõik hakkas rebenema järgemööda. Mind õmmeldi nii altpoolt, ülevalt poolt, haavast, igalt poolt. Algul ei tahtnud see ulatuslik emaka rebenemine üldse kinni jääda, ei õmbluse käigus ega midagi ja verd lihtsalt lahmas nii palju peale. Kui ma ühel hetkel ärkasin intensiivis, siis ma mäletan, mul olid torud kõhust väljas või toru ja Emma nuttis ja ma vaatasin kella, ma suht ei saanud midagi aru ja siis ma helistasin Hennule. Ma helistasin oma emale, kõik olid mingid, kuidas sul on, mis juhtus ja kõik. Ma nagu rääkisin, et ma ei tea, et keiser juhtus. Oota. Nii, ja siis igastahes kõik tundus hästi hägune, ma ei saanud milleski väga aru. Ja siis õde tuli mu juurde ja küsis, et kas ta võib lapse rinnale panna. Ma olin mingi, palun. Tehke seda. Ja siis ta proovis, Emma ei võtnud, mina ei olnud väga siuke ka, kes oleks hullult olnud, et emmakene tule proovi võtta. Mul oli suht savi. Ja siis ta ütles mulle, et ta sai nagu aru, et ma vist ei ole nagu päris õigel ajal ärganud, et ma peaksin natuke veel magama, et narkoos ei ole üle läinud, et ma ei saa nagu asjadest päris täpselt aru. Ja siis ta ütles mulle väga lahkesti, et kas ma sooviksin äkki natuke veel puhata ja et kas ta võib lapsele anda rinnapiima asenda, et kuna tal on kõht väga tühi. Ma ütlesin, aga palun andke. Ja siis ta ütles, et ma ei pea muretsema lapse pärast, et ta hoolitseb ja kussutab teda. Ma jäin suht kohe niimoodi magama tagasi. Ja terve aeg, kui ma magasin, ma kuulsin läbi une Emmat karjumas. Terve aeg. Ju ta tahtis oma ema juurde, aga tema ema oli magamas, puhkamas. Ja siis ma ärkasin mingi hetk uuesti ülesse mitme tunni pärast. Ja nagu täitsa ülesse ja siis ma vaatasin kella, oli mingi mida asja. Ja siis ma ütlesin, et tooge Emma minu juurde, või nagu kus mu laps on, et tooge ta minu juurde, sest ta ikka karjus. Ja siis ma olin nagu ärganud ja siis ma nagu tahtsin talle kohe tissi anda ja kõike. Ja siis nagu arst sai ka aru, et nüüd ma olen nagu päriselt kohal. See, et ma teda esimene kord, kui ma ärkasin, ei tahtnud, mul oli temast täiesti ükskõik. Ma mäletan, ma vaatasin seda voodit, kui ma essa kord ärkasin. Siis ma vaatasin ära, mul oli nagu täiesti null emotsiooni. Siis minu jaoks oli nagu, kui ma uuesti ärkasin hiljem, oli see minu jaoks nagu hästi halb ja raske kogemus, sest ma tundsin väga pikalt ennast süüdi. Et kuidas ma oma last nagu kohe esimesest hetkest ei armastanud või teda ei tahtnud või kuidas mul sai temast üldse ükskõik olla. Minust jälle mul on nii-öelda see kaine mõistus, millest ma sain nagu aru, et ma olin narkoosi mõju all, et see ei olnud minu teha, siis minu teine pool ehk ema pool ei saanud sellest aru, et kuidas ma saan siuke südametu ema olla. Ega ma seal pikalt ka siin peatuda ei taha, siis mul on jälle kraanid lahti. Ühel hetkel, aga ega ma sellest kellelegi ei rääkinud ka, aga ühel hetkel ma siis tegin endaga rahu. Mu kaine mõistus sai minust võitu, et see ei olnud minu teha, mina ei saanud seda nagu. Ja ma teadsin, et ma ei taha kunagi üldnarkoosi enam, kui ma lapsi saan. Sest ja pärast ma ärkan jälle liiga vara ja ma ei taha oma enda last ja siis ma tegelen oma nii-öelda selle süümepiinadega hiljem ja kõike seda. Aga siis mulle tuli arst, ütles, et katsus mu kõhtu, vajutas seda veidikene. Õrnalt. Ja siis ta ütles mulle suht varsti, et sa pead püsti tõusma. Et sul jookseksid need mingid
sellest torust mingid vedelikud ja asjad, haavavedelikud asjad seest kõhust välja, et kui sa püsti ei suuda ennast ajada ja jalgadele kohe varsti, siis ma pean hakkama su kõhule niimoodi vajutama tugevasti, et seda välja pumbata. Ma olin mingi, nope, seda ei juhtu. Ma tõusin poolistukile või noh, ma olin põhimõtteliselt niimoodi ja ma tõusin sellisesse asendisse, mitte täiesti nii, vaid selle pealt siiani 30 minutit. Sest see oli nii retsilt valus, see toru oli nii retsilt valus. Ja aga püsti ma sain lõpuks, ma olin väga uhke üle. Arst ka kiitis, siis seda vedelikku jooksiski sealt välja, kui ma kõndisin ja kõik, et sai nagu asjad liikuma. Ja järgmine päev võeti see toru mu seest välja. Oleks keegi mulle öelnud, kui õudne see on. See nagu, ta oli niimoodi, et põhimõtteliselt ta läks mul ühelt poolt kõhtu puuse nagu sisse, aga ta tuli siit alt seest nagu teisele poole. Ja seda võeti ilma tuimestuseta välja niimoodi, et see lihtsalt lupsti. Ma õnneks jumal tänatud, et ma ei teadnud, mis tunne see on, sest see oli midagi nii rõvedat ja nii valusat. Ja siis, kui mul oli 3. keiser, siis ma kartsin, et äkki see juhtub jälle, et mul midagi läheb nagu lappama ja ma ärkan jälle selle toruga, et ma ei taha seda, sest nüüd ma tean, mis tunne see on. Aga siis me saime perepalatisse ja siis ma pidin hakkama ennast 10 päeva süstima, et ei tekiks trombe ja tüsistusi sellest raskest operatsioonist. Ja siis pidin igasuguseid rohte ja asju veel võtma ja ma sain tilka ja kõike ja siis sain mingit antibiootsi või midagi kanüüliga siit kohast. Ja ma veel ütlesin õele, see oli eelviimane päev, ennem kui me koju saime, et mul on nagu kuidagi valesti jookseb, et külm hakkab. Ta ütles ei, et kui valesti jookseks, siis käsi läheks paiste. Ta jõudis uksest välja minna, kui Hennu juba jooksis talle tagasi, sest mu käsi oli lihtsalt pakk. Sest mul oligi see nagu tuld sealt veenist või mis iganes välja ja vale koha peal. Ja siis edasi ta ütles, et kuna arvatavasti homme ma saan välja, et siis ta annab edasi mulle suukaudsed nagu need antibiootsi lõppu, et kas mulle sobib see. Ma ütlesin, et jaa. Et siis mind ei pea rohkem torkima. Ja siis, kuna eelmine kanüül, mul oli 2 kanüüli, üks oli juba välja võetud ja siis võeti juba see ka välja, sest ta oli valesti juba olnud seal. Ja kõik oli hästi. Emmaga oli nagu kõik super hästi. Tema näidud olid nagu mingi, ma ei tea, 10-10, no okei, 9 ja 10 olid näidud, aga nagu kõik oli üli hästi ja siis oligi, ma pidin kodus edasi süstima ja ma keeldusin vereülekandest, kohe ei olnud minu verd ja siis saadi verejooks kinni, ehk siis nad kohe ei teinud, nad lasid mul küsida, kui ma ärkasin, et kas ma soovin, et mul on suhteliselt madal rauatase ja kõik. Ma ütlesin, et ei, et ma ei taha mingit vereülekannet. Nüüd ütlesid, kui su pea ringi käib ikka väga ja sa ei saa püsti olla, et siis palun anna teada, et siis tuleb see teha. Pea käis ringi, aga no mitte nüüd nii hullult, ega ma oma tervisega nagu mängima ei hakka. Et ma tundsin, et nagu mul ei ole seda vaja ja ma pidin sööma vist mingi 3 kuud või midagi veel nagu neid rauatablette ja asju igapäevaselt, et saada korda oma raud. Ja siis see arst, tänu kellele minu jaoks, kes mind sundis seal pressima ja ei uskunud, et ma ei saa sünnitada, siis tema näiteks käis minuga rääkimas, siis tema ei vaadanud mulle õieti otsa, vaid tema vaatas niimoodi minust mööda ja ainult kinnitas, et te võite veel lapsi saada. Järgmine on kindlasti keiser. Ei ole küsimuski. Ja aga ütleme nii, et läks hästi. Ma olen elus terve, lapsega oli kõik hästi. Nii et ja ma sain veel ühe lapse peale seda. See on ju täitsa hästi läks siis. Nii et jaa. Kui ma siin räägin, nimelugu ka veel. No siis edasi me saimegi koju, järgmine päev ma läksin juba õue või ma pidin liikuma ju keisriga ükskõik kui valus. Taastumine oli umbes sama nagu Nooraga, et mingi 5.–6. kuust läks alles normaalseks, kui nii valud ära läksid. Et jah, selles mõttes ei ole midagi nagu uut või midagi sihukest hämmastavat. Aga nime osas siis, ennem kui Noora sündis, oli meil valikus kas Noora Miia või Miia Ami. Jäi Noora Miia, Ami nimi jäi üle. Ennem kui ma üldse sain teada, et ma tütart ootan uuesti, hakkas mulle hullult meeldima Emma nimi, ma ei tea miks. Ja Hennule meeldis see ka ja Ami meeldis talle juba ju teadagi ja siis ma mõtlesingi, et Emma Ami, täiega äge.
mõeldud-tehtud ja oligi nimi olemas. Jälle mingit hullu müstikat meie jaoks ei olnud. Vot, selline oli siis minu teine rasedus, sünnitus, nime valimine. Nii et ma loodan, et teile meeldis ja mul on teile üks lugu millalgi veel siis rääkida. Tšau!